Härra istungi juhataja. Jätkaks sellest kohast, kus minister vastates küsimusele tuletas meelde väga vanu aegu. Tõepoolest, enne 2003. aastal olid täiesti olemas riigipoolne rahaline toetus erakondadele ja seda 2003. aastal anti 20 miljonit krooni aastas. Erakonnad kasutasid seda oma organisatsiooni ja büroode ülalpidamiseks ja nii palju, kui ma suudan otsustada, tol ajal see ei katnud seda vajadust, nii et niikuinii hangiti annetusi juurde. Ja 2003. aastal toimus tõesti suur pööre. Ühe aastaga tõsteti 20 miljonilt kroonilt 60 miljoni kroonile, see on siis alates 2004. aastast. See tõusis veel edasi natukene, see tõusis 90 miljonini välja, siis ta masuajastul veidikene langes, ma palun vabandust, ja fraktsioonikanda Andres Ammas ajasid need arvud sassi. Nii et ta jäi lõpuks 84 miljoni kroonini ehk 5,4 miljonit eurot praegu aastas ja ta on püsinud nüüd päris palju. Mul oli võimalus siin saalis aastatel, kus ma olin tervislikult nagu vormist väljas, tänu sotsiaaldemokraatide fraktsioonile esineda siin 2009. aastal ühel eraldi arutusel, kus oli see erakondade rahastamine. Ma olen väga tänulik praegusele ministrile Indrek Saarele ja endisele ministrile Sven Mikserile ja meie Riigikogu esimehele Nestorile, et nad andsid mulle tookord selle ülesande, et siis sai mulle selgeks, et see vahepealne asi läks teistmoodi, kuna siin toimus see, mida mitmesugused inimesed, kes on meil rääkinud siin dialektilisest filosoofiast, ütleb, kus kvantiteet läheb üle kvaliteediks, nimelt raha sai palju ja seda sai hakata tulevaste valimiste finantseerimiseks ära kasutama. Nüüd, selle aasta aprillis oli mul võimalus ka osa võtta valitsuskoalitsiooni moodustamise läbirääkimistest ja seal oli päris huvitav seisukoht. Me esitasime seal omaenda ettepanekud mitmesugused. Nende ettepanekute põhimeetod oli siis selline, et meil oleks väga hea, kui me valitsuskoalitsiooni läheme, et kõigepealt toimuks selles valdkonnas mingisugune märgatav muudatus, mis ütleks Eesti avalikkusele, et jah, siin see probleem on teadmiseks võetud ja sellega tegeldakse, aga et edasi võiks nagu olukorra normaliseerimine olla jaotatud aegade peale, nii et maksimaalselt ideaalilähedane olukord algaks peale 2019. aasta valimisi järgmise Riigikogu koosseisust. Ja siis me rääkisime ka sellest, mida me teame teistest riikidest. Meil ei ole väga, see on niisugune valdkond, kus on väga raske midagi teha. Tundub, et mõistlik on rääkida nii-ütelda hääle hinnast, nii nagu see on Saksamaal või Lätis. Ja Lätis on näiteks aastas €0,5 ühe parlamendi valimise hääle kohta, Saksamaal on see kuskil seal 2 ja 3 euro vahepeal ja meie arvutuste järgi Eestis on see 9 eurot. Ja et me tõsiselt ei tea ühtegi teist Euroopa Liidu riiki, kus see arv ei oleks mitte 3 korda vähem. Nii et, aga siis meile Reformierakond tõi valitsusele ühe oma spetsialisti, kes väitis, et Islandi Vabariigis olevat see suhteliselt see raha veelgi suurem ja võib-olla see niimoodi on, võib-olla ei ole, ma ei ole saanud seda kontrollida. Kui see nii on, ju nad on siis seda asja teistmoodi korraldanud ja võib-olla peaks minema nendelt meie nagu põhiideede hulka kuulusid veel see, et praegune süsteem asendataks, kui tohib, ma paluks siis aega juurde. Jah, palun 3 minutit lisaaega. Et minna üle praeguselt süsteemilt hääle hinnasüsteemile, nüüd Saksamaa või Läti eeskujul, et see annaks ka võimaluse viia samasugune süsteem läbi kohalike valimiste tasemel ja nii-ütelda vabastada need erakonnad, kes
rahapuuduse või vabastada need kohalikud valimisliidud, mis on sunnitud olnud selliste surveabinõudega minema olemasolevate erakondade koosseisu või teenistusse, anda neile võimalus siiski normaalselt koha peal teha. Et see oli see nagu meie teine idee. Ja kolmas idee oli meil selline poliitiline idee, et võrdsustada võimalused valimistel, mida meie ettepaneku järgi kõige lihtsamalt oleks see asi niimoodi, et kui üks erakond esitab 125 kandidaadiga nimekirja ja teine samamoodi 125 kandidaadiga, et siis nad saaksid riigi poolt, kui üldse me otsustame, et sellist toetust on vaja, et siis nad saaksid võrdse toetuse. Et siis jääks nagu küsimuse on seda, et enam mitte rahaliste võimaluste erinevus ei määra enam tulemust tõepoolest, vaid arvatavasti siis juba poliitilised programmid. See on muidugi lootus, aga vähemalt me tahaksime seda loota. Nii et korrates üle siin need mõtted, need ei ole meil kuskile kadunud ja meil oleks väga hea meel, kui selles valdkonnas toimuks kas või mingisugune põhimõtteline oluline edasiminek lähema 3,5 aasta jooksul, aga kui seda ei juhtu, siis ma loodan, et Vabaerakond ja mitmed teised jõud on veel praegugi, saavad olema ka 2019. aasta valimiste eel olemas ja päris kindlasti ma loodan, et siis on valijaskond veelgi rohkem teadlik nendest valimise tehnilistest peensustest, mis praegu paljudele inimestele tõenäoliselt veel kohale ei jõudnud. Aitäh!